Sellel nädalal anti teada, et Ameerikas on kiilaspäisust raviva ravimi Prophecia tõttu pöördunud kohtusse väidetavalt juba üle 300 seksuaalprobleemidega mehe 27 osariigist. Ja nimelt ütlevad mehed, et kiilaspäisus vastu aitava ravimi kõrvalmõjuna on neil hakanud kasvama rinnad. Ja ka Eesti Ravimiameti ohutusjärelevalve büroo juhataja Maia Uusküla nendib, et rindade suurenemine, libido ja erektsioonihäired on tõesti Prophecia teadaolevad kõrvalmõjud. Ja patsiendid, kes ravi alustavad, peavad selle riskiga arvestama. Kõik need kõrvalmõjud on kirjas pakendi infolehes. Patsient peab otsustama, kas ravist saadav kasu kaalub üles nimetatud riskid. Seda enam, et ravi katkestamisel hakkab juuste kasv taanduma 6. kuul ning ravieelne seisund taastub umbes aasta möödudes. Oleme siin oma vaheda ajakirjaniku närviga ringi kombeldes leidnud ka Eestist ühe mehe, kellel on analoogne probleem olemas. Ta on Propheciat võtnud aasta aega ja mis salata, on ka temale suured tissid kasvanud. Olemegi nüüd tema toru otsa saanud, et ta võiks oma kogemust Eesti rahvaga jagada. Tere hommikust, Sander! Tere! Sander, halloo! Tervist! Palun natuke elavamalt. See mure ei ole enam nii suur. Jagatud mure on ikkagi pool muret. Tere! Räägi siis meile nüüd ära. Millal hakkas sul see jant pihta juustega? No eks ta lapsepõlves juba algas. Sündisin juba kiilakana. Siis tulid väiksed ebemed pähe. Ema lõikas maha, et küll siis hakkavad poisil ilusad lokid kasvama. Aga ei hakanud? No natuke kasvasid kuni aastani, kus ma olin 23, siis hakkas nagu taanduma, tuli see mikiiresoeng pähe. Niimoodi need kolmnurk ette ja 30-selt olin juba nagu Olav Suuder. 2 aastat veel ja... Aga habe sul on endiselt siis, jah? No, habe või asi. Ja 33 siis kukkusid kõik peast välja ja pole nüüd peale kulmude midagi. Nii et cancel majas. Ja siis leidsid enda jaoks sellise võluravimi nagu Prophecia. Jah, et käisin internetis ja siis tuli ükskord lihtsalt sikkane aken, tead, popsis üles ja seal oli igasuguseid asju müügil ja mõtlesin, et noh, kas kõik või mitte midagi. Ilusad pildid olid seal, kus meestel olid siuksed juuksed peas nagu, tead, indiaani pealikel. Pikad, ilusad, mustad, sirged, läikivad juuksed kuni puusadeni ja mõtlesin, et kas kõik või mitte midagi ja siis tellisin endale siis ka 3 pakki seda rohtu. Sõin kõik ära. Korraga ikka? No ütleme kuskil 2 nädala jooksul sõin ära, et noh, 2 päeva sõin, midagi nagu ei juhtunud. Siis sõid veel? Siis sõin veel ja noh, eks ta tekitas väikse sellise sõltuvuse ka. Et hommikul kohe esimese asjana tõmbasin endale kapslit sisse ja noh, kohe tead luubiga pealage uurima, et siis nagu tundus, et natukene vist midagi nagu tuleb ja aga... Siis tuli välja, et luup oli lihtsalt rasvane natukene ja pidid ära puhastama. Ja mingi puru oli hoopis peas ja siis sõin nagu kõik ära ja no juukseid ei ole küll nüüd midagi peas. Jah, aga nagu sa siin eetriväliselt... Üks karv tuli valesse kohta, ninast tuli ilgelt pikk. No aga selle saad üle pea kammida, et siis vähemalt midagi. Ma keerasin rulli. Eks ta õige ole. Aga nagu ma aru saan, siis väikesed kõrvalmõjud hakkasid tekkima ja noh, ütleme, mitte väikesed, vaid üpris suured kõrvalmõjud ja mitte 1, vaid lausa 2 tükki. No nii juhtus, jah. Mis siis juhtus? No ma saan aru, et Eesti mehel on väga raske seda välja öelda, aga ütle ikkagi, mis sul juhtus? No üks hommik nagu mingi 1,5 nädalat pärast seda, kui hakkasin seda kapsleid sööma, siis kuidagi tundsin, et natukene nagu on kuskil siit rinnapiirkonnast on natukene nagu selline valulik.
ja nagu ilgelt sügelesid, terve öö kogu aeg sügasin. Ja siis umbes, mis ta läks, mingi 3 nädalat mööda, ärkan hommikul üles, ringutasin ja siis läksin peegli ette ja noh. No palun. Nagu mingi kiilakas Dolly Parton olin, noh. Sul olid kasvanud ööga siis tissid suureks ette? No päris suured on, jah. Et päris suured on, jah. Kas sa pärast seda ikkagi jätkasid ravimi võtmist? No mingi 2 nädalat sõin veel, mõtlesin äkki läheb ära, et äkki mingi paise või noh, ikka mingi kõrvalmõju, et korraks tead, viskas mingi lümfi umbe või midagi, tead. Et läks valesse auku või tead, noh, midagi raputasin ka ennast, et noh, et äkki rohi on kuskil kinni, et noh, hakkas valet asja kasvatama või midagi sellist. Aga no tead, ega sa ikka suurte rindadega midagi kaua ja ei raputasin. Ja noh, ja nüüd siis ei olegi juukseid ja on rinnad. Suured tissid on mul ees. Ja. Väga suured tissid. Ma saan aru, et sa ei ole selle situatsiooniga väga rahul praegu. Alguses oli kindlasti põnev, eks ju? No korra oli põnev, mingi pool päeva või mingi paar tundi oli põnev. Istusin peegli ees palju ülakehaga ja hüpitasid. Tegin pilte ennast. Ja no seda küll. Nägu peale ei jäänud. No muidugi, panid need kõik internetti ka ikkagi. Ja. No võt, olgu, no kaua sa... Teenisin veits raha isegi. Lausa niimoodi. Mis sa selle raha eest ostsid? Ega sa ometi... Ma ostsin seda ravimit ostsin veel juurde. Oled sellisesse nõiaringi natukene sattunud? No seal ikkagi reklaamis nagu ütleb, et ikkagi nagu, et peaksid nagu kasvama, et see paberi juures on nagu inglise keeles, mina inglise keelt ei oska, et seal Google Translate'iga proovisin tõlkida, aga sealt tuli umbes lause, et kõrval on ka sul keegi või mingi niukene asi, ma ei saanud täpselt aru ka, et mis on nagu kirjas on. Need on siis kõrvalnähud eesti keeli. Side effects. No ja seal tuligi, paningi side effects ja mul tuli mingi, et umbes, et kas te saite mingit ravimit. Ma ei saanud aru. Ei saanud aru, seal on palju võõrsõnu ka, jah. No nii see on, jah, et ega muid häired pole juhtunud. Kas teeme sellised erinevaid seksuaalprobleeme ei ole tekkinud? No kui naistel oled kohta, mis proua ütles, on sul proua? Ma ei ole mingit prouat, no selles ongi asi. Kes see sellisest tissidega meest ikka tahab, eks ju? No kiilakat ka eriti ei taha. Et ikka, noh, ikka ma olin ikkagi täigesti nagu see Jaan Õmblus, no. Samasugune. No ja teistest asjadest rääkida siis üks hommiku ärkasin üles ja läksin siis ka tead kohe, iga hommiku lähen tead kohe peegli, et vaatan, et äkki on midagi nagu kasvanud, no. Käega tõmbad ja äkki ei tunne, et ude on peas või midagi, aga läksin peegli, et vaatasin, meik on peal. Niimoodi, et on hakanud sellised väiksed mälulüngad tekkima ka, et oled öösel käinud siis transvestiitide peol? Ei, see on ka kõrval, uurisin siis, et pididki kõrval mõjud olema, et iseeneslik meik tekib peale. Iseeneslik meik, kas see ära tuleb? Ega ta ikka ära ei taha tulla, et ma bensiiniga olen päris palju õõrud nüüd silmi, aga ei tule ära, et nüüd on meik ka peale, huuled on punasemaks läinud ja küüned on meeksikult hakanud kasvama ja briljandid on sinna peale tulnud. Väiksed Swarovski kristallikesed äkki isegi. Sander, mis töömehi sa oled, mis tööd sa teed, et elatist teenid? Tundud hääle järgi ikkagi selline tõsine füüsilise töömees? No ja kraavi kaevan ja siis puutööd teen ka siin. Väikest viisi. Kuidas siin, et noh, nii ja naa, et alevi peal vahel on vaja tead kellegi saagida midagi või. No igasugust tööd teen, keevitan olen tegelikult keevitaja paberit järgi. No Sander, kuidas vist väga hästi ei aita sinu selline uus mina, mis sinust välja pungub kaasa sinu töötulemustele? Kuidas kliendid suhtuvad sellesse? No, kuidas vanamutid, kellele sa tööd teed, mis need ütlevad sulle? No nemad suhtuvad nagu hästi. Ja nemad on ainult hästi suhtuvad, aga ma siin nüüd olen nüüd uue töö peal päris palju, on Alevis hoian väikseid lapsi ja imetan neid. Et selles mõttes, et... Pole hullu.
kohaned ja no niimoodi antakse teada, et võib-olla paari aasta pärast kukuvad ära need rinnad sul, et ei ole hullu midagi. Ma lugesin siit selle paberi. Ma olen nagu harjunud. Ja, et selles mõttes, et ma saan nüüd naiste saunas käia, mis on nagu lahe. Kuigi mul ei ole seal midagi teha, sellepärast, et sul allkorrusel nüüd on ka need asjad hakkad vaikselt nagu kokku hoidma ennast. Kuhtuma on hakanud. Ja väike kokkuhoiupoliitika seal allpool võib nii öelda isegi, jah. No pole hullu, sest seda mugavam on. Seda vähem on vaeva. Aga ma katsun salvestada kõik endal mälupilt, et tulevikus see siis ära kasutada, et siuke väike võib-olla investeeringu ajaks võib seda nimetada, ma ei tea ka täpselt. Nii et Sander, loo moraal on see, et kui internetist viskab akna ülesse ravimiga, tuleb osta. Tuleb ikkagi osta, sest et põnevaid kogemusi saab palju. No eks tuleb jah, et nagu selles mõttes, et uued väljakutsed ja huvitavad asjad võivad elus juhtuma hakata ja eks kõik tuleb, igas asjas on ju tükikest midagi head, nagu budistid ütlevad, et jing-jang. No, aitäh sulle ja mõnusat päeva ka jingile ja jangile. Head aega.